Tere kuulama, stuudios Rohke Tebelak, alustame uudistega. Täna ei ole saates ühtegi uudist Donald Trumpist, sest kõik on täpselt nii nagu eile, kus ka miski ei olnud nii nagu üleeile. Eestisse. Valitsuse nipinurk annab teada, et elektriarvete vähendamise huvides saavad suuremate majade elanikud omavahel kokku leppida, kelle juurde kogunetakse õhtuti näiteks majas telerit vaatama, kelle juurde ajalehti ja raamatuid lugema ja näputööd tegema. Kui koostada graafikud, sujub süsteem tõrgeteta ning majarahvas hakkab omavahel ka tihedamalt läbi käima ja taas elustub talguline eluviis. Kui kellelgi on õnnestunud elektri eest maksta, siis jagatakse nii saadud hüve suurema hulga inimeste vahel ära. Veel elektrist. Valitsus on üle vaadanud tuuleparkide rajamise kavad ja hetkel ollakse tuulikute tasuvuses siiski kahtleval seisukohal. Palju on räägitud sellest, et Eestis ei ole nii palju tuult, et vajalikul määral elektrit toota. Kogemused aga näitavad, et just tuul on see tegur, mis tagab, et elektrit ei ole suuremal või vähemal osal klientidest. Kui tuul tõuseb määrani, mis võimaldaks elektrit toota, siis pole jälle varsti enam liine ja poste püsti, mis teeks võimalikuks elektrienergia transportimise tarbijani. Tuuleenergia eest siiski võetakse klientidelt edaspidi tasu ja just neilt, kel elektrit pole. Tuuleenergiat on ju tarbitud ikkagi. Nii mõnelgi kliendil on puuriit näiteks teise koha peal kui enne ja selle liigutamiseks kulus samuti palju energiat või võttis tuuleenergia vana katuse maha või murdis maha mõne vana puu, mille saagimiseks oleks pidanud omanik niigi energiat kulutama. Täpsemad tuuleenergia arved saadetakse klientidele lähinädalail. Riigikogu aga hakkab tuleval nädalal arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitamise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduseelnõu autorite sõnul kujuket, et Riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab selle sammuga pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendiliikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtluse alla Riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb Riigikogu liikmena ainult negatiivset, siis on tulevikus järjest raskem inimesi sellele tööle leida. Pidev vilkumine, kuluhüvitiste ja parlamendiliikme palga ja tööpanuse ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemusena renomee veelgi langeb, siis võib selle summa ka kasvatada. Renomee hüvitis annab Riigikogu liikmele pärast ametiaja lõppu võimaluse alustada uut elu uue nimega, vajadusel ka uues riigis. Ja rubriik tarbimine. Tarbijakaitseametis sai eilseks valmis määruse projekt, mis kohustab kõiki toiduainete tootjaid kaubaetiketile trükkima lisaks informatsioonile tootes sisalduvatele säilitus- ja muudele ainetele ja täpsele koostisele ka selle, kui palju toote hinnas on õhku sees. Praegu tarbijad ostavad üht või teist toiduainet, aga ei saa üldse informatsiooni selle kohta, kui palju ühe või teise toote hinnas õhku on ja paljudel on jäänud mulje, et hinnad õhku ei sisaldagi. Õhku täis hindadega toiduainete söömise tagajärjel on paljud inimesed viimase paari aasta jooksul ka ise väga õhku täis läinud ja järjest sagenevad juhtumid, kus liiga õhku täis läinud inimene laseb endast üleliigse õhu välja, tehes seda kas tänaval, ühistranspordis või muidu avalikus kohas. Kui siia lisada ka järjest sagenevad valitsusepoolsed üleskutsed liigse õhu väljalaskmise vajadusest, siis on selge, et üldine atmosfäär muutub talumatuks. Kuidas üldse õhk hindadesse saab, on seni selgusetu ning spetsialistid on leidnud isegi tooteid, mis pea 100% koosnevadki ainult õhust ja õhumüüjaid on tekkinud viimastel aastatel üha juurde. Eetris olid uudised.